Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the kui Eestis inimesed enamasti ja noored inimesed teavad, et siiamaani piim tuleb poest, siis on ammu kõik ära unustanud, et piim tegelikult tuleb lehma. Kõik teavad, et piim tuleb poest, siis nüüd siin kandis saadakse teada, et ei, piim tuleb hoopis aparaadist. Aga mul on tegelikult mitmekordselt hea meel täna selle esimene piimamüügi koorpiimamüügi automaat siin avatakse. Ma loodan, et see on tõepoolest esimene ja sellele järgneb tegelikult mitmeid uusi piimaaparaate üle Eesti, et ka teised piirkonnad saavad maitsta seda ehedat koorpiima. Et oleme siis siin tänapäevases laudas vabapidamislaut, kus on lehmad liiguvad vabalt ja tegemist on siis 290 pealise robotlaudaga. Tänapäeval ikkagi on jõutud siis järeldusele, et lehma heaolu võrdub ka piimatoodangut, ehk siis laospidamislaudad on vaikselt välja vahetatud vabapidamislautadele, kus siis loomal on vaba liikumine. Nad on oluliselt paremas keskkonnas, nagu näha siin nende heaolu ka tõstab veel sügajad, loomad saavad ennast sügada, siis pannakse isegi loomadele muusikat ja kõik see siis tähendab looma heaolu ja ühtlasi ka selle tõttu paremaid tulemusi nii siis järelkasvu poole pealt kui ka piimatoodangus. Kasutage seda võimalust, olge aktiivsed, koorpiim on tervislik ja harjuge seda jälle rohkem kasutama. Nii et aitäh ja loomulikult suur tänu tootjale, suur tänu neile noortele meestele, kes siin ettevõtluse taga on. Laiendage seda positiivset kogemust, haarake need turud kaubanduskettide juures kohe varakult ära ja kutsun ka kaubanduskette üles olema aktiivsed partnerid kõikidesse kaubanduskettidesse tulevikus neid aparaate ei jätku, nii et need, kes on esialgu aktiivsed, näitavad ise üles huvi ja on koostööaldid, nendele neid aparaate kindlasti jätkub. Et saada korralikku piima, peab olema loomal ees korralik sööt. See tuleb teha õigel ajal, õigete vahenditega ja tuleb ta ka õigel ajal loomale ette panna. Selleks muidugi kasutatakse tänapäeval miksereid, ehk siis söödasegajaid, mis segavad sööda valmis. Sinna lisatakse jõusööt, mineraalid, sool, vajadusel vett, heina, põhku. Vabapidamises on see eelis, et kui sööt on jaotatud söödalaval ette, siis loom saab seal vabalt ringi käia ja valida, millal ta süüa tahab, mida süüa tahab. Laospidamises on selline miinus, et loom on kinni ja tema käigud on piiratud, aga siin, nagu me näeme, on vabalt liikumine ja loom ise valib oma sööda aja ja koha. Loomulikult tuleb seda igapäevaselt jälgida nii puhtuse, hügieeni kui ka etteandmise aegade ja koguste järgi, et see on oma ette teadus ja sellega pidevalt tegeletakse. See on väga hea näide Virumaa ettevõtlusest, kui küsitakse, kuidas läheb Lääne-Virumaa, siis alati saab öelda, et kõik uued innovaatilised mõtted tulevad Lääne-Virumaa. Ja see on üks näide, kuidas me oleme jälle sammu teistest ees. Nii et minu poolt väga suur toetus nendele noortele meestele, kes seda sammu ette võitsid
ütles, et tuleb ära teha ja mina loodan kindlasti, et järgmine piimaautomaat on üleval Selveris ja veel kuskil. Et 3 tükki paneme kindlasti Lääne-Virumaal üles ja siis lähme siit Eesti poole edasi. Jõudu jätsu teile! Minu selja taga on lüpsirobot. Võib-olla kõigepealt, et miks siis on hakatud lüpsiroboteid ehitama, et järjest rohkem, nagu teame, siis inimesed liiguvad linna poole ning üha raskem on leida siis lauta töölisi, kes siis sooviks lüpsitööd teha. Ja loomulikult on ka sellel robotil teisi eeliseid, alustades sellest, et robot iga kord teeb liigutust ühtemoodi, mis on lehmale siis lüpsil väga oluline just udara tervise poole pealt ning loomulikult läheb aeg järjest edasi ning tulevik kipub minema järjest rohkem mehaniseerituse poole, nii et tänase seisuga võin öelda, et see on tulevik, mis siin siis meie selja taga praegult on. Ja aeg läheb edasi, ma isiklikult arvan, et kui tänase päeval on ikkagi see investeering roboti näol päris kallis ja võib-olla see tasuvus just lüpsiplatsiga võrreldes ei ole nii märkimisväärne, siis ma arvan isiklikult, et nagu mobiiltelefonidega puhul, et need esimesed mobiiltelefonid olid ju väga-väga kallid, kui me vaatame nüüd mobiiltelefone, siis need on oluliselt odavad omad ja samamoodi on selle robotiga, et kui me tegime võib-olla väga suure investeeringu, siis lootuses, et kui nüüd järgmise roboti peame 7, 8, 9 aasta pärast välja vahetama, siis on meil see põhi on siin olemas ja see investeering roboti näol on ka oluliselt odavam. Aga kindlasti on ka meil esimesed nii-öelda positiivsed nähud siis selle roboti kasutuselevõtuga sellest, et loomade raviarved on oluliselt väiksemad, udaratervised on paremad, loomade jalad on oluliselt paremas korras, loomade tiinestumine on parema, kui me vaatame, siis jalgade küljes on väikesed indikaatorid, mis siis näitavad ära looma indlemist ning robot siis selle fikseerib ja kui seemendaja tuleb kohale, siis tal on oluliselt paremini märgitud indlevad loomad. See on näiteks üks, et kui me läheme kõrvallauta vanasse süsteemi, siis seal on hinnaavastus näiteks oluliselt keerulisem ja selle võrra ka tulemused siis tiinestumise poole pealt kehvemad. Ja üldse on aastast 2009 kuni 2012 meil rahastatud PRIA poolt 65 ettevõtjate projekti ja sellest 65 on 37 seotud põllumajandusega. Eelmisel aastal oli meil ka põllumajandusprojektide konkursi võitja meie maakonnas oli osaühing Tallinna Mesila ja kahtlemata sellel aastal esitas ka mittetulunduspartnerid põllumajandusprojektide konkursile osaühingu abina. Kui me oleme nüüd siia kvaliteetse sööda ette kogunud ehk siis suvel ilusti tööd teinud ja selle siloks vorminud, siis me oleme ka kindlad, et me suudame siit kvaliteetse piima saada. Selles suhtes peame nõu siin erinevate konsultantidega üle Eesti, käivad meil külas, kuulame kõrvad kikkis ja püüame nende nõuandeid jälgida. Viimasel ajal on Eestis uuesti hakatud maisi silo kasvatama. Sordid on paremaks läinud, nad on valmivad juba Eestis ära ja nii ka meie. Et viimasel 2 aastal oleme maisi silo teinud ja see on meie piimatoodangule palju juurde andnud. Väga hea meel on näha siin suurepärast näidet ettevõtlusest, pealehakkamisest ja julgusest. Käisin just natuke aega tagasi siinsamas kõrval Vini poes, vaatasin ka piimanetti, seal pakutakse hetkel täpselt 10 erinevat piimajooki. Aga siin
otse selle sama supermarketi kõrval suures kaubanduskeskuses pakutakse ka piima. Värsket, naturaalset, ehedat ja kvaliteetset soorpiima. Soorpiima müümine on üldse päris keeruline ettevõtmine tänu oma keerulistele, rangetele, kvaliteedinõuetele ja müügitingimustele. Ja seda enam tuleks tunnustada A-piima meeste ettevõtlikust ja julgust, kes julgesid ka sellesse veel investeerida ja osta sellise kallima asi. Nüüd, mis on veel üks roboti eelis, on see, et ta lüpsab loomi 2,7 korda, ideaalis päevas, ehk siis igal loomal tekib siin aeg, millal ta lüpsile läheb. Loomulikult on ka siin tegelikult üks inimene, kes siis natukene utsitab tagant neid laisemaid loomi, ehk siis kes ei taha, et paratamatult on see, et osad loomad tahavad kogu aeg käia lüpsil ja teised ei taha, et selleks on siis spetsiaalselt inimene, kes siis 2 korda päevas võtab välja need loomad, kes ei taha hästi ise lüpsile minna ja saadab nad siis natukene sundkorras lüpsile. Mis on nüüd selle robotlauda võib-olla eripära või käivitamisraskus, on see, et need loomad, kes siin nüüd roboti all käivad, on ikkagi suht kapriissed just selles suhtes, et robot tahab, et see loom oleks väga hea udaraga, ta tahab, et lüpsikiirus oleks pigem kiirem, samuti tuleb tõdeda, et osad loomad roboti alla kahjuks ei sobi, kes nihelevad liialt või lihtsalt masinaga millegi pärast ei harju. Ja sellepärast siis see täitmine seda lauta siis nende loomadega, mis siis tõesti 100% roboti alla lähevad, see on pikk protsess ja see võtab aega. Et üks asi on ka see, et kui me paneme nüüd näiteks siia need loomad, kes siis on nii-öelda sobivad ideaalselt robotile, et siis me saame lüpsikordade arvuks võib-olla 2,7, 2,8 korda päeval looma kohta. Nüüd, kui meil kõik loomad ei ole ideaalse udaraga, ütleme näiteks, et kui robot paneb siuksele heale loomale minut aega seda robotit alla, siis see loom, kes niheleb või udarad on natukene viltu, et temale kulub seal 3 või 4 minutit, aga see kõik on aeg, et selle võrra saab ju robot vähem töötada ja keskmine lüpsikordade arv kahaneb selle tõttu, kui see loom ei sobi hästi robotile. Ning sellepärast me siis järk-järgult iga kuuga läheb see olukord paremaks, brakeeritakse loomad välja, kes ei sobi, tulevad uued loomad peale, juba uued loomad seemendatakse spetsiaalse pulliga, kes siis annab võimalikult häid järglasi just nimelt nagu robotlaudale. Selle farmi üks eripära veel loomade heaolu seisukohalt on restpõrandad, et tihti lugu on lüpsilehmadel just mure jalgade tervisega. Ja nüüd siin on selline investeering tehtud lisaks, et on pandud restpõrandad, mis aitavad säästa looma jalgu. Siinkohal peabki tänama just kohaliku liidertegevusgrupi partnerid ja tegelikult ka üldse kõiki teisi Virumaa tegevusgruppe, kes vägagi paljus osas kõigi muude maaelu arengu programmide kõrval toetavad just ettevõtlust ja ettevõtjaid. Ütlemata piirid ja rõõmused, kus veekõnelejatele lisaks Aabima esindaja lõikavad meie voolava piimakundi läbi ja siis Aabima esindaja räägib, kuidas me piima kätte saame ja kõigil on võimalik maitsta seda. Palun. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home
loom tuleb lüpsile, siis ikkagi number 1 jõusööda peale nii-öelda siis, et iga kord, kui loom käib lüpsile, et siis on talle siis nii-öelda pandud sinna komm jõusööda näol, et mis on niisugune maius, mis teda hoiab seal siis rahulikult lüpsil ja vaikselt robot siis muudkui aga annab talle. Ehk siis võrdlusena näiteks väike laps, kui läheb arsti juurde, et siis samamoodi, et arstitädil on sahtlis väikene kommikarp, et teda natukene seal rahulikumana hoida. Aga loomulikult loomadel tekib siis juba intuitiivne järjekord, et nad teavad ikkagi, enamus loomi teab, millal on tema kord lüpsile minna, nad seisavad seal sabas, aga on ka loomulikult loomi, kes tõesti on siis nii laisad, et peab võimuga nad siis utsitama sinna lüpsile. Peab ütlema, et siin laudas on tehtud nüüd vist öelda kõik võimalikud investeeringud, et need loomadel oleks siin maksimaalselt nagu hea elada. Et kui me vaatame nüüd vanu nõukaaegseid lautasid, siis nad olid ju madalad, vaevalt 2,5 meetrit kõrged, seal ei jätkunud õhku, ei olnud valgust, loomadel oli seal paha olla, siis siin on nende asjadele kõik mõeldud. Ventilatsioon on siin automaatne, aknad käivad üles-alla vastavalt õuetemperatuurile. Samuti on valguse peale maksimaalselt mõeldud, aknad on piisavalt, et ta kogu aeg oleks valge, sest loomulik valgus on väga tähtis asi. Samuti on siin laudas tehtud suurem investeering lauda soojustuse näol. Kui siin 10 aastat tagasi oli väga populaarne ehitada vabapidamis külmlautasid, siis täna on natukene juba mõeldakse teistmoodi, kuna karmid talved siin -30-ga tõid välja miinuse, kus sõna otseses mõttes lüpsiplatsid muutusid liuväljaks, kus oli võimatu tööd teha. Loomade toodang langes, sest et kes ikka 30-kraadise külmaga tahab veel piima anda. Loom vaatab üha rohkem selle peale, kui ta ise ellu jääda. Siis siin on tehtud investeering ja terve laut on nagu soojustatud. Samuti on vähe veel Eestis levinud restpõrandad. Siin on investeering tehtud, kuna loomade jalad on piimatootmise seisukohalt väga tähtis asi. Kui kestavad loomajalad, siis loom elab kaua ja tervelt. Selleks aitavad restpõrandad, kus põrandad on kuivad, ehk loomajalad ei ole pidevalt märjad ega sõnnikuga koos, vaid on kuivad. Ja siiamaani me ei ole pidanud oma investeeringus nagu kahetsema, et meie loomade jalgade tervis on parem kui tavalises vabapidamislaudas, kus ei ole restpõrandaid. Kõige võib-olla parem veel selle automaadi juures on see, et ta mahutab päris palju piima, 200 liitrit. Ja iga päev me oleme siia nüüd nädalavahetusel piima hommikuti sisse toonud, nädala sees toome üle päeva. Robot tagab selle, et see piim on seal kogu aeg värske, kui me võtame, ning siiamaani on klientidel väga positiivne tagasiside ja piim on väga maitsev. Aga Ain võib-olla näita, kuidas see aparaat toimib. Aparaat võtab alates 10 sendist kuni 2 euroni. Pole muud kui münt sisse panna. Nüüd aparaat pakub sulle välja, kas sa tahad kohe saada piima või pudelit. Ain otsustas, et temal oma pudelit ei ole, vajutas pudeli saamise nupule. Pudel käes asetab Ain pudeli piimakraani alla ja hoiab piimanuppu all. Piimanupuga saab reguleerida, kui palju piima ta soovib. Tal on praegu täpne annus 1 liiter, aga võib panna rohkem raha, võib-olla 2 liitrisega, et oleneb nii palju, kui raha sisse saab. Paneb nii palju, kui piima vastu saab. Piim käes, võib kohe piima maista, mis koju kaasa. Mul on hea meel, et täna on alles neid on aktiivseid teguseid mehi ja tänu
Alo ja Aili eestvõttele täna rõõmupäevast tõesti piima võimalik saada automaadis, aga ega see piisi automaadis iga aeg süügi, vaid selleks on vaja ka tööd teha ja selleks on meil ka olemas Vaeküla suurfarm, mille esindaja omanik Arvi Alet on ka siin ja see näitabki, et kui tegusad inimesed omavahel kokku saavad, siis ka midagi sünnib ja sünnib tõsist. Mul on hea meel, et see on selle piirkonna suurte tegude alles väike algus, sest natukene kaugemal Tootervälja on lähiajal sündimas veel suured teod, kus põllumehed panevad seljad kokku ja sünnib suur teravilja elevaator, mille avamist loodan juba aasta pärast võib oodata. Ja kui on teravili suured kogudes koos, üldiselt tulevad järgmised teod, annab õlitehased või uued piimakombinaadid või muud tegevused. See näitabki seda, et Virumaa rahvas on aktiivne, et on tegijaid ja ma loodan, et aasta pärast on meil põhjus sama seltskonnaga või veel suurema seltskonnaga kokku saada ja rõõmustada Virumaa ära ja Virumaa põllumehed on tubli. Ja lõpetuseks ma annaksin A-piimale üle ka valla kella, et nad teaksid, mis kell on vaja lüpsma minna. Kell 4 on hommiku vara ja lehvad tavaliselt ütleb ikka kell 4. Ja kuna kukkedega on defitsiit, siis praegusel seinakell näitamas, mis eluteega ja jõud. Robotlauda juhtimine käib siis sellest kontorist siin üleval, kus siis igale loomale pannakse tema kogus jõusööta. Siin on näha 100% kõik lüpsi andmed, kui palju ühel korral loom lüpsis välja, millised on tõrked ja operaator seda pidevalt jälgib vastavalt siis looma olukorrale, tema piimatoodangule, tema laktatsioonile, siis määrab talle jõusööda ja kontrollib siis kogu protsessi siit ja vigade korral siis siit saab koheselt reageerida inimene, kui mõni loom mingil põhjusel siis lüpsi ei tule, kui robot mingil põhjusel loomale siis robotit alla ei pane, et kõik on siis siit kontrollitav. Palju häid sõnu juba öeldud, et väga palju lisada ei ole, aga äärmiselt suur rõõm on jälle tõdeda, et meie maakond on tulnud esile jälle väga uudse innovaatilise ideega ja seda kohe reaalselt käega kasutava ja piimaaparaadiga. Ärge unustage seda, et praegu olete ühes vallas, et meie maakonnas on 15 omavalitsust, Eestis on 15 maakonda, nii et tööpõld on suur ja lai. Ja kuna tegu on ka minu väga hea sõpradega, siis seda suurema rõõm täna anda omavalitsusliidu poolt üks mõlemile ja alalegi ainileks trükis, kus on siis maakonna kultuuri- ja loodusväärtused sees. Siin küll, nendes kohtades küll loomi ei saa karjetada, aga ise võite külastada küll, nii et suur tähteta meie maakonnale ja kõikide omavalitsustele kuulsust ja au võita, nii et jätkugu teil jõudu ja tahtmist sellise asjaga lõpuni edasi minna. Aitäh! Nii, siin on osaliselt lüpsmata jäänud lehmad, see teine tabel, kus on ka vaja uuesti kontrollida. Punased on need? Jah, need punased. Ja ka siin toodangu langusega lehmadel peab ära vaatama, kas on see haigeloom või on tal seal mastiit, telgitamiseks. Ja siit tuleb meil 3. tabel, mis on kõige raskem algajatele. Et see on juhtivuse ja toodangu languse alusel, siis tuleb selgitada looma probleem. Näitab nisade viisi kõik.
nii, näiteks sellel loomal siin. Nii, temal on ilmselt ebaõnnestunud lüpsmine, sest siin on näitab ära, et ta on korduvalt proovinud. Aga samamoodi on haigel lehmal. Kui loomal on kõik ilusti alla pandud, aga toodang on madal, siis siit tabelist saab näha. Väga hea meel on täna tunda rõõmu just A-piima vast asutatud osaühingu üle ja seda, et nad on nii tahtmist täis. Õhtuti käivad vaatamas, kuidas piima jätkub, kas kõik korras on. Ega see väga lihtne ei ole, nad tõid küll Poolast automaadi, mis oli nagu valmis, aga tegelikult oli vaja küll reste vahetada, küll rätikuhoidjad paigutada, nii et tõeline rõõm on A-poiste üle. Ja muidugi seda nägi ka meie juhatus, kui ta otsustas, et ettevõtjate projekt oli meil esitatud sel aastal 72 ja nendest siis A-piim oli 30 said raha ja A-piim oli kindlalt meil edetabeli tipptegija. Ja muidugi teine see ka, et meie eesmärk Eesti maaelu arengukavas on see, et tootjad ja tarbijad lähendada, et see tee tootjast tarbijani oleks nii lühike kui vähegi võimalik. Ja muidugi hea meil on selle üle, et me oleme ikka Eestis esimesed, et A-piim on tõeline innovaatiline tegija. Ma soovin neile edukaid järgmisi projekte, sest ega liidriprogrammi ja ka maaelu teiste meetmete rahad ei ole lõppenud. 2014. kindlasti järgmisel programmperioodil on jälle võimalus taodelda ja soovingi neile, et oleks hästi palju piimajoojaid ja et nendel jätkuks jõudu uusi projekte kirjutada ja need ellu viia. Kõik informatsioon on olemas. Algul meil oli raske sellepärast, et me ei osanud seda kasutada ja lugeda. Nii, siis on meil siin, siin on piimaeraldused. Nii väga vajalik tabel on meil siin see aktiivsus. Nii, see näitab nüüd indlejad loomad. Nii, ja selle soovitusliku seemendusaja. Nii, ja enamasti see kehtib. Väikesed erandid on. See tahab lihtsalt pühendumist ja püsivust. Ma ütleks, et esimesed 2 kuud oli ikka meil päris raske selle asjale hakkama saada. Aga nüüd on selge ja juba operaatorid ise ka juba oskavad siit natuke, juba enam-vähem juba kursid. Nii et me koostöös selle asja siis selgitame välja need loomade probleemid. See, et see avati täna siin Rakveres, see näitab, kui edumeelne on meie põllumehed, kui koostöövõimelised on ettevõtjad ja kui sinna kaasata veel PRIA ja liiderprogrammid, see näitab, et me saame üheskoos kõik asjad ära lahendatud. Ja just siin Rakveres, Rakvere vallas, väikses külapoes on avatud selline automaat. See on meie jaoks samm edasi. Kõige parem reklaam on alati kaup ise. Jooge toorpiima terviseks. Mina igatahes teen seda. Väga maitsev. Võta sinagi. Tõesti maitsev ja teeb tugevaks. Nii et kõigile head piimajoomist.